Tere kõigile! Käes on meie põnevad terviselaivid taas, kes oli meiega eelmisel hooajal, siis teab, et meile meeldib Triinuga arutleda erinevatel põnevatel terviseteemadel. Nüüd me oleme tagasi. Mina olen ikka Mai ja minuga koos on terviseterapeut Triin. Tere! Tere! Ja täna me räägime immuunsusest ja kui sul on vahepeal mingeid küsimusi, siis julgelt võid küsida, ma näen seda telefonist ja siis me võtame need küsimused kas vahele või lõpus. Nii et ära üldse pelga, mõte on ikkagi ka see, et sa saaksid mingid vastused, kui sul tekib küsimusi. Ja kuidas siis on selle immuunsusega? Kas vastab tõele, et sügis tuleb ja siis kõik on automaatselt haiged, sest sügis tuli? Või on siin mingid muud tagamaad, miks me jääme haigeks? No, mina küll haigeks ei jää sügiseti üldiselt. Ma mõtlesin, ma olin viimati, ma ütlen kohe, laps oli mingi 2, 7 aastat tagasi oli mul viirusinfektsioon ja ühe korra, oi, see oli karm. Aga ja enne seda oli siis veel 10 aastat tagasi, siis kui ma Moskva rongist sain omale mingisuguse rämeda gripi. Aga talvel. Moskva rongist, see on küll huvitav. Ja, seal, vaata, kui sõidad platskaart vagunis, siis kõik on seal samas vagunis on ja kõik inimesed. Siis oli külm aeg ja siis viiruste aeg ja siis ma sain. Aga ei, mina näiteks küll ei jää. Aga no viirused liiguvad on ju tegelikult. Praegu, kui ma vaatan, lastel koolis on ju, pidi olema niimoodi, et ikkagi pooled juba tatistavad ja köhivad. On ju. Ja on siin-seal ikka nohuseid, aga kuidagi eks see, samas seda on ka olnud, on ju. Iga sügis näeme ju ikkagi, et kuidas inimestel on ja väiksed viirused ju kogu aeg liiguvad ja öeldakse, neid viiruseid on ju väga palju, on ju. Ikkagi tuhandeid ja tuhandeid. Ja need on ju mingid erinevad tüübid, eks ole. Aga viirus ikkagi, nagu ma olen varem tegelikult nii palju rääkinud, mulle nii meeldib see, et sa pead, kui sa tahad nagu viiruse hooajaks valmistuda, sa pead hakkama aasta aega enne valmistuma. On ju. Et toitud tervislikult ja pead tervislikku eluviisi ja liigutad ennast ja et sa hakkad aasta aega ennem. Et niimoodi kindlasti ei saa, et nüüd vaata, et september on ju, et telliks nüüd C-vitamiini omal ühe pakki ja aga siis, et muidu nagu, kui keha on ju olnud ikkagi aastaid näiteks, ütleme, toitainete vaeguses, toiduks on näiteks kartul ja liha ja tomat ja kurgisalat ainult, siis see organismi selline kaitsevõime on lihtsalt madal. Ja siis ei ole sellest nagu ühest, niimoodi ennem viiruse perioodi niimoodi C-vitamiini ostmisest kasu. Täitsa nõus ja see huvitav mõte võib-olla siia jätkuks on ka toitlustusvaldkonnast. Ma olen nüüd vaadanud viimased paar nädalat, mida siis pakutakse päevapraadideks. Inimene on tööl on ju, või kodukontoris, ta tahab kiiresti endale tellida midagi. Hinnad on okei, 4,50 kuni 6,50, midagi seal vahemikus ja siis sa vaatad. Seal ei ole tegelikult toitaineid. Jah, sa saad midagi kõhtu, su kõht saab täis, aga su rakud ei saa vitamiine, mineraale. Ja see on tegelikult minu jaoks kõige hullem avastus, mis ma olen teinud viimaste nädalate jooksul. Ja kusjuures tead, ma täna tegelikult istusin kontoris ja ma ei viitsinud lihtsalt kuskile, mul ei olnud toitu kaasas. Mina olen selline, kes võtab toitu kaasa aega, et ise on. Aga ma tahtsin siis Boltiga tellida, on ju. Hakkasin siis lappama, et tahtsin mingit tervislikku salatit. Vaatasin, kuna mul see Volt ei tööta, mul töötab ainult Bolt telefonis, eks ole, ma ei hakka selle mingi tagapõhja siin analüüsima praegu, miks see nii on. Vaatan, mõtlesin, et tahaks tervislikku salatit. Et okei, et rohekohvik on, mis mulle täiega meeldib. Ei ole Boltis, eks ole. Siis vaatan, et kus siis veel saab, on ju. Et siis ongi, et siis on popkohvik, üks selline, mis ma tean, kus on tõsiselt head tasakaalustatud tervislikud vitamiinid ja mineraalainete rohked salatid, kas sealt tellida või siis hakkab järjest tulema lihtsalt friikartulid
on ju ja frititud asjad, siis on kas odav Hiina toit, mingi Aasia toit on ju, kus on tegelikult palju suhkrut sees. Et noh, ja ongi, siis on sellised võileivakesed, ikkagi pastad, pitsad ja lappan seda ja no ei ole, lihtsalt ei ole. On ju. Lõpuks ma tellisin siis Ülemiste blenderist, kus on selline, et sa saad värsket salatit võtta ja seal on sellised võileivad, mis on, eks ole, täistera või noh, seemneleivad, sellised tumedamad. Nii. No seal võib sellises taigades muidugi olla seda valget nisujahu ka, aga seal on ikkagi juba sellist toitainelist koostist ja vahel on siis igasugust kraami, et seal avokaadod ja tomatid ja hummused ja et no leidsin, eks ole, aga see on see üks koht, on ju 100, no kus sa saad nagu enam-vähem midagi. Ja see on ka siis, kui sa tellid eraldi, on ju, aga mina praegu mõtlesingi konkreetselt neid sooduspakkumisi, mis on lõunaks, mida tegelikult enamik ikkagi kasutab, sest väiksem ports inimesi teeb endale söögi kaasa või jõuab siis kodus kokata vahepeal, kui tal on need kõned, eks. Ja siis täitsa lõpp, noh, ei olegi. Väga-väga raske on leida kuskil või kui sul on mingi salat juures, siis see on kas üks salatileht või noh, väga väike osa, päris kurb. Aga kusjuures mul tuli just meelde, minu kontor asub ka Peetris ja Peetris on meil Peetri koop, mida opereerib, kui ma nüüd ei eksi, siis noh, ütleme mingi Võru tarbijate ühistu opereerib seda, ta ei ole tavaline koop. Ja seal selle koobi toidulett, bufeelett nii-öelda ei ole võrreldav mitte ühegi toidupoe sellise soojatoiduletiga. Võib-olla tõesti me saame natukene äkki Stockmanni letiga võrrelda, kus ma olen kunagi käinud. Nii. Aga sa saad valida tegelikult, sa võtad kaasa oma klaaskarbi, nii, tähendab, mul on sellised klaasist, nii, need kenasti panevad sinna sisse. Vaata, kui me kogu aeg sööme plastmasskarbist, mis kogu aeg saab kuumutada, on ja sealt ikkagi tulevad ksenoöstrogeenid ja sellised plastikust hakkab eralduma ikkagi mürkaineid kuumusega. Et sellepärast ma ei poolda väga sellega ostmist kogu aeg. Aga mul on oma klaaskarp kaasas ja seal ma saan valida, on ju. Neil on tavaliselt köögivilju, väga hästi tehtud. Ja neil on palju salateid ja ma võtangi neid köögivilju, võtan ühe kartuli, siis võtan võib-olla ka veel lusikatäie või 2 on ju riisi. Siis võtan, noh, seal on siis ütleme muidugi palju lihakastmeid, aga ma saan alati paluda, et pange mulle näiteks, noh, mitte niimoodi palju liha, on ju, vaid see minu ports ja siis see minu ports kastet ja siis palju salatit sinna juurde. Et täiesti super on see ikkagi, see, kus kandis ma liigun, vaata. Oma salakoopist saan osta. Täiesti äge, aga see jutt tegelikult läheb sügavamale. Ma loodan, et sa, kes sa meid vaatad, saad aru, et kõik see, mis sa sööd päeva jooksul, annab sulle ja sinu rakkudele kaitse ja toitaineid. Ehk kui nüüd see viirus tuleb ja sinu rakkud ei ole kaitstud, siis sa jäädki haigeks. Sellepärast, et meil on ju stress, on ju. Lisaks sellele, mis me sööme, meil on stress. Siis meil on see, palju me magada saame, kui regulaarselt me saame magada, kuidas me liigume, kas me teeme trenni. Ja kui me mitte midagi sealt ei tee, ei jälgi, siis see kõik kokku lõpuks teebki meid haigeks. Mis sa saad teha, ongi ju vaadata üle, mida sa kõigepealt sööd, kuidas sa oma päeva alustad. Aastaid tagasi ma ei saanud aru sellest, et öeldi, et vaata, hommikusöök on kõige tähtsam söök. Ma ei saanud sellest aru, sest mingi aeg ma ei söönud üldse hommikust. Jõin oma klaasi vett ära ja siis alustasin lõunast, eks. Inimtüübid on erinevad, nüüd ma küll söön hommikut, aga alati mingid smootid või midagi sellist, kus ma tean, ma saan pooleks päevaks vähemalt energialaengu, mul on vitamiinid, mineraalid kehas, kõik on hästi ja isegi kui siis tuleb see lõuna, on ju, võib-olla ei saa ise kaasa teha, kuskilt väljas sööd, ei ole võib-olla kõige parem, aga ma ikkagi tean, et ma olen enda jaoks juba hommikul andnud selle panuse ja samamoodi siis õhtul annan selle lisapanuseks. Et kui kogu aeg väljas süüa ja hommikut alustada ainult kohvi ja võileivaga, siis väga keeruline on terve püsida. No, kindlasti on ju kõigepealt vett, klaas vett või noh, mingit ravimtaime teed on ju hommikul, et nagu sooled saaks veidikene loputust. ja kindlasti söök ja kindlasti päeva jooksul see, et sa saaksid korrapäraselt süüa. Ei ole üldse vaja mingi 5 või 6 korda, aga et sul oleks vähemalt
3 korda päevas, sul on hommikusöök, lõunasöök, õhtusöök. Et on mingisugune korrapärasus. Ma panen tähele, et inimesed ikkagi, no on kiire, jube kiire on. Ma ei saa aru, nagu mul ei ole kunagi kiire, aga ma teen nagu tohutult palju asju. Ja see on see, et sa pead võtma enda jaoks aega. Sellepärast, et see keha ongi sul ainuke keha, vaata siin elus on ju. Ja et saaks mingit korrapärast sööki iga päev. Nii võiks iga päev kindlasti, kui sa ei tee, ütleme joogat iga päev, sa teed näiteks 2 või 3 korda nädalas, siis iga päev võiks jalutada. Ütleme, mitte väga aeglaselt, võib-olla natuke kiiremat kõndi teha, vähemalt pool tundi. See paneb ikkagi sul vereringe käima, see paneb sul seedimise käima. Ja juba liigutab nii-öelda füüsiliselt poolt kogu seda, et keha vabastaks nii-öelda ebavajalikku ja paneb rohkem sind värsket õhku hapnikku sisse hingama. Siis on sul toit ja siis sul on olemas füüsiline. Ja siis ongi vaja, nagu sa rääkisid, on vaja võtta enda jaoks aega. Lihtsalt ei ole vaja rääkida. See oleneb sellest ka, et kuidas sa räägid, kuidas sa mõtled. Kogu aeg räägid, et mul on nii kiire. No siis nagu see lõpuks sul tundubki, et sul ongi juba kiire. Mina vahest kohe nalja pärast ütlen inimestele, et keegi ütleb, mul on nii kiire, et ma ei tea, täna ei mõtle, mul ei ole näiteks kunagi kiire. Kuigi on küll kiireid perioode, mingi päevas näiteks, et hommikupoolik oli lõppkiire, eks viisin lapsi kooli ja ühte trenni ja teist sinna ja kolmandaga arsti juurde. Mul on neid 2 muidugi. Kass on 3. laps. Aga et juba öelda seda, et mul ei ole kiire, et ma oskan väga hästi oma aega korraldada. Juba hakata seda mõtet suunama. See on nii õige, sest see tegelikult ju toob seda hetke. Lähen siin juba lähen lendu. Nii tore oleks, kui saaks mõne küsimuse. Küsimusi ei ole praegu, aga võib-olla tuleb. Veel aega on, nii et küsige julgelt. Võib-olla tuletaks meelde vahepeal, et kui meil juba jutust käis läbi korraks C-vitamiin, siis ei pea üldse praegusel ajal eriti, sa ei pea minema poodi seda ostma. Sellepärast, et veel on pohlad, veel on jõhvikad, ebaküdoonia, pihlakad, isegi arooniad veel, et sa saad C-vitamiini korjata ja süüa seda praegu. Ja panna sügav külma, et pikem võtta siit värskena, kui sul on võimalik ja siis talveperioodi poole võtta poest, eks. Selles mõttes, et see on nagu minul see, mis ma teen ise tegelikult üle päeva sellist smuutit. Ma panen smuutisse niimoodi. Mul on need marjad kõik, mida sa nimetasid. Mul on eraldi ostetud üks suur sügav külm. Ja mul on pandud sinna arooniad. Arooniaid saab tänapäeval tasuta. Tegelikult see on ju Eesti sumbrohi, eks. Sa pead natukene lihtsalt pane Facebooki see kuulutus, et kes saab mulle anda oma vanaema või kellegi käest arooniaid. Nii. Astelpaju hakkab ka saama Eestis põhimõtteliselt täna juba selliseks väga levinud taimeks, mis väga hästi meil kasvab. Mina sain näiteks ka astelpaju sain oma tuttava käest. Selle astelpajuga on näiteks nii, et sa võtad need oksad põõsaste küljest ja lõikad need väikesteks nii-öelda juppideks ja siis paigutad sinna sügavkülma. Ja see on niimoodi, et sa ei saa värskelt neid marju sealt küljest ära. See on nüüd minu kogemus, mis ma sellel aastal tegelikult õppisin. Ma olen muidu ostnud juba puhastatud astelpaju marju. Ja siis, kui need on jäätunud, siis võtad sealt sügavkülmast 2 oksa, taldriku peale, võtad kiiresti marjad küljest ära, paned sinna smuuti nii-öelda valmimise blenderisseks. Paned 2 supilusikateid astelpaju, 2 supilusikateid arooniaid, jõhvikaid, nii mustsõstrad on ju, punased sõstrad, valged sõstrad, tikrid. Kõik on Eesti supertoit ja põhimõtteliselt ikkagi, kui sa otsid, sa saad neid väga hea hinnaga, sa ei pea ostma mitte ühtegi välismaa supertoitu. Siis ma panen sinna smuuti sisse veel. Kui sa paned jäätunud marjad, võtad ka sügavkülmast väga ja pane jäätunud marja kohe sinna blenderisse, aga lase peale kuuma vett. Ja ta sulatab marjad üles, sa ei pea neid öö läbi sulatama enne külmkapis. Nii, ja panen magustuseks 1 banaani ja vett on ja ma ei pane suhkrut ega piima ega midagi.
mul on harjunud see maitsemeel niiviisi, kui sa teed esimest korda seda, see võib tunda väga karm, aga minul ka 13-aastane poeg joob seda ja lisaks panen ma sinna, mis mul vahest on mooniseemneid, on ju, kooritud kanepiseemneid, siis ma panen sinna üldiselt ka talve poole ikkagi Ceyloni kaneeli, kurkumipulbrit, pool teelusikkadeid neid siis. Ja siis mul on varutud ka tegelikult nõgesepulbrit ja erinevaid taimseid pulbreid on ju veel, mis ma mõnikord panen, mitte iga kord. Vaatan, teen kapi lahti, vaatan, täna panen seda, on ju. Et me ei tekita nagu selle söömisega mingisugust stressi. Nii, võime teha ka ainult mustsõstrast, on ju. Vahest võib jälle neid teisi marju panna, mis on Eesti supertoidud, mis annavad, kui sa selliseid smuutisid jood, siis sulle ei hakka need viirused külge, on ju. Ja tegelikult ka aroonia, mis mina ise kõrvalt olen näinud, et vanem generatsioon väga kasutab ja on nõus seda tarbima, eks. Aga noorem generatsioon just krimpsutab nägu, et ta on nii nagu veidra maitsega ja natukene kibe, et mis ma sellest söön, et on paremaid marju. Aga siinkohal tuleks meeles pidada, et aroonia on super südame-veresoonkonna tugevdaja. Nii et kui sa teed endale kas või sügisel näiteks 1 kuu sellist kuuri, et sa panedki biotäie iga päev omale smuuti hulka, su keha on juba tänulik sulle. Et teised marjad päris sellist efekti ei anna, neis on palju muud head C-vitamiini, muid mineraale, aga just see südame-veresoonkonna toetamiseks aroonia on super eestimaine tugi. Ja mis ma tahaks rõhutada, et mina tegelikult isiklikult ei poolda mahlade ja mooside keetmist, sellepärast, et need tehakse tavaliselt suhkruga ja need juba keedetakse suure kuumusega ära, kus vitamiinid paljud hävivad ja toitained. Et tegelikult on, et mina soovitan alati ikkagi külmutada talveks. Või osta neid samu marju, et need Eesti tootjad külmutavad ka neid Eesti marju. Täiesti nõus. Just see mooside tegemine ja mahlad ja veel ma olen näinud Instagramis postitusi, kuidas öeldakse, et ma kasutan Eesti mahla, kus ma siis kasutan, panen smuuti hulka ja siis mina mõtlen, sa paned mahla veel smuutile lisaks, see on ju nii magus, kuidas keegi seda juua saab. Aga see tundub nii normaalne, see tundub nagu tervislik, sest ma ei pane ju suhkurt. Aga mahlas on juba väga suur kogus fruktoosi. Ja just nimelt seal on fruktoosi juba niigi on marjades, mis on juba selles mõttes suhkureks, puuviljasuhkur ja siis on veel lisatud suhkur seal sees on ju. Mida ei ole vaja omale, sest et suhkur ikkagi väga suhkrune selline menüü soodustab kahjuks siis viiruste kasvamist ja tekitab sellist põletikule soodsat pinnast kehas. Ja siin ongi, et mis ma veel tahtsin toitumisest tegelikult öelda, et kõik, mis me suhu paneme, on ju, võiks olla funktsionaalne, on ju. Ta täidab mingit funktsiooni. Et keha ei ole prügikast. Ma räägin endale siin, on ju, sest et ega siis ma ise joon ka taimset pestitsiidi igal hommikul, on ju, joon tassi kohvi. Ma ei ole suutnud omale seda mahekohvi nagu organiseerida. Aga mis veel on, et näiteks rohelised lehed. Natukene ma toetan ka seda, et me võiksin süüa seda, mis kasvab parasjagu. Samal ajal natuke tunnetuse järgi, kuna ma panen sügavkülma, siis ma söön ka talvel marju, nagu reaalselt, kui me looduse muutumist jälgime, siis nad talvel ei valmi, on ju. Aga siiski. Ja näiteks rohelised lehed, et praegu saab tegelikult veel korjata igasuguseid rohelisi lehti metsalt, kellel on peenrad, seal veel natukene kasvab lehtkapsast ja petersell kasvab kuni põhimõtteliselt jõuluni välja. Et ikkagi teha sellist hummust. Minu meelest see hummus on täiesti geniaalne ja ära võtta klassikalist hummuse retsepti, kus on 3 seda koostisaineteks. Mõtle ise. Näiteks mina panen hummuse sisse, ma keedan peeti, on ju. Praegu Eesti peedid, kõik puhtad talupeeti. Siis panengi sinna peterselli, tilli. Mis rohelist keegi saab, aga roheline võiks olla sellega pool sellest, tõesti see väga palju. Siis sinna põhjaks ja natukene herneid, näiteks klaaspurgi herneid või kikerherneid, mis on näiteks mahedad öö läbi leotatud, siis keedetud on ju.
ja küüslauku loomulikult ja vürtse ja ekstra neitsi oliiviõli, soole ja pipart. Ja selline hummus on üks võimalus, kuidas omale anda rohelisi lehtvilju, mis on nii väärtuslikud ja mis tõesti nii aitavad meid viiruste nii-öelda eemale hoidmisel, on ju. Et see on nagu üks võimalus seda süüa, see on nii hea, sa teed näiteks omale seemneleivakesi kõrvale, või ostad poest mingid sellised head leivakesed, on ju. Kui ise teha, siis on muna, toortatra jahu, erinevaid seemneid ja plaadi peale ja küpseb ära kiiresti ja nendega näiteks süüa vahepalaks. Need on need võimalused, need lihtsad võimalused, kuidas laiendada oma menüüd ja kuidas anda neid väärtuslikke antioksüdante, vitamiine ja mineraalaineid toidust nii-öelda siis kohe puhtast päris toidust. Täiesti nõus ja sinna kindlasti võiks panna ka nii-öelda rohelise arvele nurmenukku näiteks sisse, sest seda ma ei väsi vist ever kordamast, mitte kunagi, kasutame eesti keelt, mitte kunagi kordamast, et nurmenukus on C-vitamiin sees igas olekus. Nii et kui sa ta endale soetad kas või kuivatatud kujul, ta on väga hea C-vitamiini allikas. Ja kui ühel hetkel tuleb kevad, siis kindlasti korja rohelisi lehti enne, kui tulevad õied, sest tegelikult lehtedes on isegi rohkem C-vitamiini veel peidus. Ja see tähendab seda, et ma võiksin seda korjata ja kuivatada, on ju. Nii. Kuivatada või panna sügavkülma, mis keegi tahab. Seda saab ju ka sügavkülma panna. Mul on tegelikult endal kevadest, ma ei ole jõudnud ennast nii kokku võtta, et ka teisi taimi panna sügavkülma selle sama hummuse jaoks. Mul on pandud karulauku, seda ma sain lihtsalt palju kätte. Üks aasta ma panin neid kuusevõrseid, on ju. Et järjest rohkem ja see ongi niimoodi, vaata see kujuneb välja, sa hakkad vaikselt nagu kuskilt otsast tegema ja siis järjest aasta-aastalt nagu hakkad rohkem tegema. Et kevadel, sa alustadki sügiseks viiruste perioodiks, alustad näiteks kevadel, sa hakkad neid taimi sööma kõike ja siis juba samal ajal kas siis kuivatama või ka sügavkülma panema. Ja ta saab teha ka linnakorteri inimene, ta saab sõita linnast välja, korjata omale suure kotitäie ja sul läheb ainult üks päev, on ju, et varuda omale tegelikult talveks päris palju kraami. Ja, eks see on kättevõtmise asi ja me paratamatult elame selles mugavas ühiskonnas, et nagu sagi ütlesid, et saab ju Boltiga tellida ja kuidagi tundub nagu veider, et ma lähen ise korjama, aga praegugi on ju metsas on seened, eks, nüüd on küll juba külmemaks läinud, ei tea, kui palju sealt enam kätte saab, aga loodus annab meile kogu aeg. Sa ei pea mõtlema seda, et sul on vaja lisakülmikut, kuigi jah, Triinul on, minul on, meil on ka võib-olla põhjused, sest me oleme natukene tervisehullud, aga selleks, et ennast toetada, enda pere toetada, sul ei ole palju vaja. Ei maksa minna ka hulluks, et ma nüüd pean kõike korjama. Võtta igast asjast natukene ja kui sa ka vaatad, et ühel aastal ongi karulauku, siis ilmselge, et sul on sel aastal vaja seda karulauku. Mõnel teisel aastal on võib-olla ongi seal männi otsad või kuusevõrsed. Et see on ka okei. Ei pea olema igal aastal kõike. Jah, aga tead, me ei ole üldse hullud. Minul ühel kliendil on 9 sügavkülmkappi. Päriselt. Ja ta kasvatab kõike ise ja ta paneb kõik need toidud sinna. Nii et jube äge ja tegelikult täiesti normaalne inimene. Aga ta on lihtsalt nii vaimustatud sellest, et ta saab kõike seda enda kasvatatud toitu on ju omale varuda. Ja see on ju, see põhipoint ongi see, et sa saad puhast toitu. Sa saad kõiki neid asju kosta tegelikult poest, aga siis sa ei tea täpselt, et vaata, need mustsõstrad on ju. Kõige parem ongi korjata kas enda maakohast või kuskilt vanaema juurest, sa saad puhtaid, on ju, sa tead, et on puhtad. Võib-olla suure põllu peal nii-öelda kasvanduses on ka neid taimekaitsevahendeid rohkem, on ju, me ei tea, eks. Et see on minul nagu see mõte, et miks ma tahaks ka endale varuda salaja veel 10 sügavkülma, siis ma või kellelegi rääkida, siis kõik vaatavad, et ma olen täiesti hull. Oluline, et jõub ära tarvitada, sest mina küll vahepeal vaatan, et kui marjahooaeg on, siis ma täiega panen topsid täis, varun, siis ma vahepeal unustan ära, sellepärast et sügisel ju tegelikult on pikalt, on pohlad, jõhvikad, saad värsked.
ja siis detsembris vaatad, siin on ju veel mustsõstrad ja punased ja valged ja neid tuleks ka kasutada ennem kui uus suvi peale tuleb. Aga vaata, see immuunsus ongi see, vaata, meil räägitakse palju immuunsuse tõstmisest, aga nüüd, kui ma olen ikkagi seda asja uurinud, et me ei tohi niimoodi immuunsust tõsta või boostida, et me tegelikult saame immuunsust toetada. Kui me võtame näiteks, praegu on päris levinud erinevad antioksüdandid, mida sa saad võelda toidulisandi näol, nii-öelda tabletina antioksüdandid. No alfa-lipohappe ja N-atsetüültsüsteiin ja sellised, mis ma ise vaatan, et on siin levinud inimeste seas. Aga tegelikult ei tohiks neid niimoodi võtta, sellepärast, et sa võid boostida oma selle immuunsus peaks olema niimoodi tasakaalus, et 2 kaalu on niiviisi tasakaalus. Aga see immuunsus võib ka nii-öelda siis minna liiga nii-öelda aktiveeruda ja siis on see jälle teisest küljest halb, on, et sa oled ikkagi viirustele kättesaadav, et me saame toetada immuunsust ja tegelikult toetada me saamegi sellega, et me proovime nii-öelda omale selle toidu vundamendi, et me saaksime kõik essentsiaalsed ehk hädavajalikud toitained kätte. Aga võt, see on iga kord nii, kui sa võtad lõunasöögi asemel näiteks kohvi ja saiakese. Kui sa võrdled, ütleme, taldrikuga, kus on siis kõik tasakaalus, eks ole, seal on värsked salatid, seal on väärtuslikku valku, seal on väärtuslikku köögivilja, täis teravilja. Et sa ei saa kohvist ja saiakesest seda kätte. Aga samal ajal sul ei mahu enam tervislik toit, sest sa oled nagu nii-öelda kõhtu saanud, eks ole, kohvi ja saiakese ja sul jääb väärtuslik toidukord vahele. Mitte seda, et me üldse ei tohiks niimoodi toituda, vaid et neid selliseid toidukordi ei tuleks liiga tihti, et igapäevaselt mitte. Et see on üks asi, mis me saame jälgida niimoodi, et meil on see teadmine, et me anname kehale toitu, aga me ei tekita stressi sellega, on ju. Ikka vahest inimene võtab selle kohvi või mis tema jaoks on see ja läheb sõbrannaga kohvikusse, ta võtab selle kohvi, on ju. Et me ei tekitaks ka stressi, et me hakkaks nii, et lähen sõbrannaga kohvikusse ja siis istun seal ja värisen, et mina nüüd keelan omale kõike, on ju, head. Et see on jälle, see on teine ja siis see stress viib su immuunsuse alla ja sa saad ikkagi selle viiruse, ükskõik kui tervislikult siis muul ajal toitud. See on nii kahe otsaga asi, on ju, et ma näen täna hästi palju seda, et inimesed on hästi mures ja stressis. Inimesed tegelevad iga päev, näiteks iga päev näiteks selle COVID-i viiruse ka tegelevad oma mõttes nii-öelda. Nad kogu aeg mõtlevad, nad loevad kõiki uudiseid, nad räägivad sellest igas seltskonnas. Aga mõtle esiteks juba, kui palju see aega ära võtab, mis selle ajaga kõik muud teha saaks. See on ju, mis me ikka teha saame. Aga ja see jutt, mis kogu aeg on ju, inimesed muudkui räägivad ja see tegelikult tekitab nii selles inimeses, tema on stressis ja tegelikult tekitab ka kõrval nii-öelda samas ruumis või selles vestlusringis osalejatel tegelikult sellist stressi. Kui sa isegi välja ei näita, ta ikkagi kaudselt on ju. Ja et selline olukord, eks ole, ja ei tea, mis jälle saab, eks ole, ja nii edasi on ju. Et siin on see, ma arvan, et seda olete kõik näinud, on ju. Kõik on seda näinud, kuidas see toimub. Ja siis tegelikult võikski mitte seda, et me salgame maha, et mingi viirus on, ma ei mõtle seda, on ju. Ma mõtlen seda, et me lihtsalt katsume enda märgata, et kas me liiga palju ei räägi võib-olla sellest ja oma mõttes sellega ei tegele. Et kui nagu midagi ju teha ei saa, et siis parem vähenda oma stressi. Mõtle parem, et näiteks millist smuutit ma homme teen. Mine otsi poest need komponendid, et pane oma energia sellesse nagu lahenduse otsimisse. Et sul on olemas lahendus ja tee ja mine reaalselt teosta see asi ära, mis on lahendus. Et mitte ära kogu aeg näiteks muretse. Et sa saad valida, tegelikult sa saad valida. Et tegelegi ise endaga ja enda immuunsuse toetamisega, mida sa saad mõjutada.
seda, kui palju see viirus levib, väga palju me ei saa mõjutada, on ju, neid mutatsioone tuleb, neid lugusid tuleb, seda sa ei saa mõjutada, aga sa saad iseennast ja oma pere mõjutada. Nii et kui sa keskendudki terve olemisele ja kuidas siis toidulauda muuta, siis kindlasti on ka stressi vähem. Ja selle immuunsuse nii-öelda pideva turgutamise peale või boostimise peale mulle alati tulevad meelde ka seened siin, sest hästi popp on ju praegu kombucha. Ja ma olen näinud ka sellist lauset kuskil, et 1 kombucha päevas hoiab seedimise korras, midagi sellist. Ja ma olen nõus, et kombucha on hea, aga ma tahan ka öelda seda, et ära kasuta iga päev, sest kui sa kasutad iga päev, siis täpselt samamoodi su keha on kogu aeg valvel. Ja kui sa ühel hetkel unustad kasutada või juua, siis see valvus kaob ära ja kõik need viirused saavad tulla sinu organismi. Et see samamoodi on ainult ikkagi periooditi, võib-olla kord nädalas, võib-olla teedki 1 nädal jood iga päev, aga siis jälle 6 aega näiteks puhkad, et su organismi enda immuunsüsteem suudaks toimida ja töötada. Ja see ka võib-olla lihtsalt, et iga päev mul just jäi praegu kõrvu see, et kui sa võtad iga päev mingisugust sama asja, siis ongi see, nagu see üks luisus või see üks asi kogu aeg. Et seda võiks nagu omale nii-öelda midagi muud pakkuda ka. Või siis millegi pärast kuulasin su juttu, siis hakkas mõte minema selleni, et see C-vitamiin on ja täna ma kuulen, näiteks ma näen igast, et teen ajalehe lahti või ükskõik mis asja lahti, tuleb kollageeni reklaam. Keegi reklaamib hullult kollageeni praegu. Nii, kollageen muidugi väga vajalik meie, eks ole, luudele ja nahale ja kõigele ja kollageeni ju on teada, et vanusega keha hakkab vähem tootma, eks. Nii. Aga nüüd tuleb vaadata selle kollageeni reklaami taha, vaadata, kuidas see kollageenid ja need asjad seal kehas toimivad. Et kollageenne kude, kollageeni toota ei ole võimalik ilma C-vitamiinita, see tähendab seda, et sa peaksid C-vitamiini ka korralikult juurde võtma, kui sa kollageeni toidulisandit tarbid. Teiseks on see, et kollageenne kude hakkab lagunema kehas. See on siis nahk, juuksed, küüned, hambad, eks ole, luud on ju kõik. Kui inimesel on seleeni puudus. Nii, ma jõuan jälle oma seleeni juurde, et ma üks päev ise mõtlesin, et ükskõik, mis selle asjaga inimene tuleb, ma hakkan kohe seleenist rääkima. Mõtlesin juba ise, et ei tea, kas on mul kõik hästi. Aga selles mõttes just, kui me vaatame reklaami taha, nii, siis see tähendab seda, kui sa võtad seleeni toidulisandit, aga su kehas on, kollageeni toidulisandit, vabandust, aga su kehas on seleeni puudus, mis on teada, et populatsioonis meil on, siis ei ole mõtet seda kollageeni võtta. Või isegi kui sa seda võtad, siis samal ajal likvideeri ka oma seleeni puudus. Et need asjad on niivõrd seotud. Ja mis on veel kollageeniga on huvitav see, et ega vaata jällegi, noor inimene ei tunne seda, ei pruugi seda kasu üldse tunda niimoodi, kui võib-olla 50 inimene, on ju. Ja selles mõttes on naljaks nagu vaadata neid reklaame, kus hästi noored inimesed, umbes, ma ei tea, minust reklaamis või videos või on nagu 20 ütleb, see on nii vägev kollageen, ma tunnen sellist mõju, on ju. See tundub ebausutav mulle. Sellepärast, et 20 või 30 inimesel on veel kogu see metabolism ja see on nii hea kõik, et ma mõtlen, et kuidas ta tunneb seda, mis mõju ta tunneb, on ju. Seal peaks olema just selline 50 proua, kuna on teada, et ikkagi igal teisel naisel põhimõtteliselt on täna diagnoositud juba osteoporoos, on ju, siin nii-öelda menopausi järgselt või sellel ajal, on ju. Et nemad võiksid olla esiteks need, kes seda reklaamivad. Mis ma hakkasin mõtlema, et see reklaam, et vaatame reklaami taha, kas päriselt, kuidas see nii-öelda biokeemiliselt asi käib ja kas päriselt nagu see on vajalik ja tõene, mis meile reklaamist öeldakse. Täna mõtlesin sihukest asja. See on ka minu mõte alati olnud, et
mida meile reklaamitakse, on ju, et kas seda on päriselt ka niimoodi võimalik kasutada, mida nii reklaamitakse, eks. Aga lõpuks on ikkagi, et see, kellel on rohkem raha, see tellibki muusika ja kui me ei mõtle, siis me võimegi kõike sisse süüa, iga nädal osta uued purgid ja ikka mõelda, et miks ma nii haige olen, midagi ju ei muuta. Et just selle viiruste ajal ka, et ikkagi, no muidugi infot on ju nii palju, eks, meeletult palju. Et mõni ütleb oma reklaamis, et minu tootes on superkogused toimeaineid, on ju. Mis see tähendab superkogus? See superkogus võib sul selle immuunsüsteemi täiesti kreeni viia, mis on ikkagi kahjulik. Et pigem vähem, ja pigem sellist toitu, mis on teada, et me saame, täna on teada, vaata D-vitamiini me toidust ei saa. Väga tähtis on D-vitamiini tase omal hoida. Normaalne. Mis on normaalne tase? Kui sul on 75, see vereproovi referentsi maksimum, siis kui see vereproov sealt tuleb, arst ütleb, et väga okei, et on ilusti. See on juba väga tubli, on ju. Teadlased soovitavad siin erinevad, et 80 kuni 140 selles vahes. Nii, et seda tuleks hoida. Vaata, aga mis ma näen, on ju, oma klientide pealt ja tuttavate pealt tasemed tulevad mõõdetud 30 ja alla selle. Ja siis hakkavad tulema sümptomid ja siis sa oled viirustele väga kättesaadav. Et esimene asi, võta D-vitamiini juurde. Aga normaalselt, selles mõttes talvel 3000, suvel 1000 või 2000 ja mõõda omal. Kui keegi soovitab 10 000 võtta, siis see üldiselt on raha raiskamine. Ja kui sul on D-vitamiini tase tuleb vereproovis näiteks 6, on ju. Okei, siis sa võtad löökannuse näiteks 10 000 2 nädalat. Mõõdad, on ju. Nii. Aga suuri koguseid ei ole vaja võtta, see on raha raiskamine üldiselt. Meil vahepeal tuli üks küsimus ka. Henri küsib. Nüüd siin on nagu täistera on sulgudes, aga küsimus on, kas täistera leib on ikka tervislik või tegelikult mitte eriti? Kui see on täisterast, mõtleme, et see leib on selline, et vaata, kui sa poest võtad erinevad leivad seal, et on peale kirjutatud siin suurelt, et täistera ja siis hakkad vaatama koostist ja täistera jahu ainult 5%. No kui me võtame sellise leiba ja kui me tahame ikkagi pakkuda seda täitsa tervislikult, siis selline, ütleme, ei ole päris täistera leib ja me ikkagi saame, see 5% on natuke vähe. Aga mõtleme, et see leib on täielikult täistera jahust, on ju. Äkki on ise küpsetatud veel täiesti täistera juuretisega. Loomulikult selles mõttes, et on see tervislik, sest et ma mõtlen, et mis need erinevad tahud nüüd võivad siin olla selle küsimuse juures. Mina ei poolda seda, et teravili täiesti menüüst välja jätta, sellepärast, et teraviljast me saame seal näiteks B-grupi vitamiine palju. Teraviljas on palju kiudaineid, mis aitavad meie soolestikku nii-öelda seal puhastada soolestiku tööd, soolestiku massi kasvatada, toidavad häid baktereid, ainult meie kõhus. On väga tähtis, et mina ei poolda väljajätmist ja täistera leib on igal juhul hea valik. Või ise küpsetatud veel, eks ole, siis poeleivas mõnikord on üldiselt need sellised natukene kehavälised aineid seal, võib-olla säilitusaineid või midagi, et siis pigem valida see, kus neid ei ole. Täistera on kindlasti väga tervislik valik. Mis see küsimus veel võib selle koha pealt olla, selle leiva koha pealt? Muidu päris hea asi on see, et kui leib on nüüd nii-öelda jahtunud, ühesõnaga seisnud juba või samamoodi kartul, mis on kas toores või keedetud kartul, mis on jahutatud. Nii. Tema sees tekib see tärklis, muutub resistentseks tärkliseks. Nii. Kuumas kartulis on selline tärklis, mis meie peensooles lahustatakse kõik ära, nii imendatakse ära, aga külmas jahutatud kartulis
tärklis muutub resistentseks tärkliks, mis on seedumatu peensoolebakteritele ja ta läheb jämesoolebakterite juurde sinna. Nii. Ja nende jaoks on see parim toit üldse. Nii. Sellepärast, et nemad toodavad sellest võihapet, mis on ka väga tähtis üldse meie tervise jaoks, on ju, nagu head bakterid üldse meie kõhus, aga just see ja ka jahutatud kartul, jahutatud makaronid, leib, mis on nagu juba pikemalt seisnud, on ju, täistera. Nii, seal on nagu see ka võib-olla siis, mis veel võib selle leiva juures olla. Aga jah, selles mõttes, et võib-olla seda rafineeritud, ütleme, jahust, mitte jah, palju seda leiba kogu aeg süüa. See oli väga hea vastus. Oi, aitäh. Siis Henri küsib edasi, et kus D-vitamiini taset mõõta saab või kust sa soovitaksid mõõta? Mina olen uurinud erinevate nende arstide ja professorite käest, kes nendest mõõtmistest on rääkinud ja see Synlabi D-vitamiini mõõtmine pidi olema täiesti hea ja seal on niimoodi, kui perearst ei taha teha, tal on oma eelarve, eks ta ei saa nagu kogu aeg teha. Et siis 15 eurot on eraisikule seal, sa lähed lihtsalt Synlabi kohale ja 15 eurot maksad ja saad D-vitamiini mõõta. Mina olen mõõtnud mingi 4 korda aastas, et saada see mingi optimaalne, nagu selline, optimaalne see kogus, mida ma peaksin võtma. Mul oli näiteks niimoodi, et üks suvi ma ei võtnud aprillist augustini mitte midagi. Augustiks oli mul 73 tase, aga ma tahaks, et ta oleks natuke kõrgem. Siis ma sain selle järgi teada, et mina pean suvel võtma ikkagi vähemalt 1000 või 2000 IU-d juurde. Talvel ma võtan 3000. Ja siin on tegelikult üks küsimus veel, vaata. See ei ole küsimus, see on selline tore kommentaar. See oli tore kommentaar, ja. Vähem muretsemist ja siis ongi elu tegelikult ilus. Ja sellest D-vitamiinist veel, et talvel on niimoodi, teadlased on esitanud sellise hüpoteesi, et Põhjamaa inimestel ta ei pruugi talvel väga kõrgeks tõusta. Ja mul oli ka niimoodi, et ma võtsin 3000 ja kui ma septembris sain omal 128 peale, siis ta lõpuks märtsiks langes 80 peale. Ma mõtlesin, et huvitav on ju. Aga siis ma lugesin neid uuringuid hästi palju ja ongi esitatud see hüpotees, et ta Põhjamaa inimesel ei pruugi tõusta ka suure kogusega talvel. Aga 80 tegelikult on väga tubli juba. Et see on ilusti juba. Selles mõttes võrreldes sellega, et paljudel on ta 6 või niimoodi alla 30. Alla 30 tekivad sümptomid. No vot. Ja mis veel siis... Tegelikult ei olegi üldse keeruline seda immuunsust ju hoida. Jälgid, mis sa sööd, proovid palju marju panna sinna sisse, D-vitamiini võtad juurde. Seleen ka käis läbi, eks. Aga ma arvan, et isegi kui see tundub liiga palju, siis alusta lihtsalt D-vitamiinist ja võta marjad menüüsse ja sul on juba palju suurem võimalus püsida terve, kui võib-olla ilma nendeta, eks. Muidugi, ära suitseta. Suitsetamine viib väga palju vitamiine, mineraalaineid kehast välja, et suitsetajad peaksid kindlasti juurde võtma kogu aeg multivitamiini, kindlasti C-vitamiini rohkem, D-vitamiini rohkem. Kui sa suitsetad, siis kortsud tulevad ka, neid me ei taha, nii et ära suitseta. Aga seda ei räägita, räägitakse, et suitsetamine on kahjulik, on ju. Inimene mõtleb, et mis asja, ma olen ju terve, on ju, ja niimoodi. Aga seda, mis selle taga on, mida ta reaalselt mõjutab, ongi see, täna meil on otseselt teada, et kui palju ta kehast viib toitaineid välja. Et seda on teadusuuringutega testitud ja seda ei räägita millegi pärast, et väga palju. Siis kindlasti juurde võtta. Ja pigem jah, et mitte igasuguseid kalleid pulbreid, ütleme siin detoksi pulbreid ja asju, pigem tee seda smuutit, mida me rääkisime, on ju. Ja tea, et võta oma D-vitamiini, seleen on teine, mida võib võtta ja vaata, et sinki ka soovitatakse palju, on ju, nüüd et viiruste vastu, aga me peame seda vaatama, et me ei võtaks liiga palju. Et sink on ka selline, et mida on keeruline mõõta. Nii. Ja näiteks, kui tuleb singiliig,
see võib viia välja vaske, mis omakorda tekitab rauapuuduse. Et see on kõik nii seotud, et me anname midagi juurde, aga me peame alati väga teadlik olema sellest, et nii kui me anname nõksa rohkem, siis me saame toiduga ka tsinki. Nii kui me anname nõksa rohkem, me viime balansist mingisuguse teise asja välja. Et selles mõttes on toidulisanditega selline väga, sa pead olema teadlik ja mitte keegi ei saa täpselt öelda, kui palju peab midagi juurde võtma ja keegi ei saa neid täpselt mõõta. Et see on selline väga huvitav valdkond, et sa pead olema lihtsalt ise hästi teadlik, et sa ei hakkaks võtma mingi väga suurte toimeainetega toidulisandeid, näiteks tsinki, mis on populaarne ja mida võetakse väga suurtes kogustes juurde. Ja pärast on meil rauapuudus ja aneemia ja muude asjade puudus siin. Seda ma tegelikult kuulen ka hästi harva, et keegi üldse räägib sellest, et vitamiinide võtmine viib teised tasakaalust välja. Et jälle jõuame tagasi sinna, mida sulle reklaamitakse. Ikka öeldakse, et oi, kui sul see on madal, on paha, kui sul see teine on madal, on paha, võta ikka kõike ja võta ikka korraga ja mida rohkem sul on, seda parem. Et tegelikult see ongi väga-väga oluline, et sa tead, mida võtta ja kuidas võtta, kas sul üldse on vaja võtta. Ja. Aga rohkem ei paista meil küsimusi olevat praegu. Nii et me oleme täitsa ajas püsinud. Natuke, 3 minutit oleme üle läinud. Pole hullu. See on väike aeg. Ja. Aga nüüd peaks mõtlema, et võib-olla, kes siin vaatavad, äkki kirjutage meile, et millest võiks veel rääkida? Jah, mis küsimused teil on või murekohad seoses tervisega? Ja, et me omavahel nii hea meelega siin räägime, et eks me kuu aja pärast jälle kohtume ja siis ootame küsimusi. Praegu meil vist muid põnevaid teateid ei ole, et suveretriiti ei saa veel välja vist reklaamida. Ei ole veel kohta paigas. Meil ei ole kohta paigas, aga see aasta meil oli nii äge retriit. Ma isegi ei uskunud, et see tuleb nii äge, sest maailm on nagu on, aga tuli ja sellest isu ainult kasvas, et järgmine aasta kindlasti teeme veel ja veel ägedamalt. Ja, aga seniks jah, kindlasti nagu tuleb hoida meeleolu üleval ja hästi kontrollida, mis ma tahtsin tegelikult öelda, vaata selle oma energia paigutamisega on samamoodi nagu ostaks aktsiaturul aktsiaid, on ju. Et mõtled ju, kuidas sa seda raha paigutad, nagu täiega kalkuleerid, on ju. Et kuhu sa oma energiat paned, sellega peab samamoodi arvestama, et hoida seda meeleolu, eriti nüüd hakkab see veits nagu pimedam aeg hakkab vist saabuma varsti, et pane need jõulutuled varem põlema, on ju, akna taha ja just, ja võtta naistepuna teetass kampa, sest naistepuna tõstab meeleolu nägunii, nii et siis ei ole vaja karta seda pimedust. Ja, aga aitäh siis kõikidele kuulajatele ja näeme jälle, on ju. Aitäh ja näeme varsti jälle.